Nüüd on sõnad kurgus kinni või? Anna veel. Nüüd on hambad ka kurgus kinni, jah? Anna veel. Nüüd on nokk lave, jah? Nii. Rääkige, kuidas see juhtus? Ma räägin teile. Mis kell see oli? Hommikul ma sõitsin välja. Nii. Ma ei teadnud sellest midagi, mis toimuma hakkab. Nii. Nüüd, kui asi on rahvale või igale lapselegi selgeks tehtud. Anna talle. Nii, hakkame uuesti otsast peale. Mis kell see juhtus? Hommikul oli ilus hommik. Nii. Sõitsime välja Balti jaamast. Reisijad kõik kogunesid ilusasti vagunitesse? Ja. Kas teie valvasite, et keegi ei jääks maha? Ja. Nii. Siis pandi vaguniuksed kinni? Pandi vaguniuksed kinni, see oli umbes 11.30. Nii. Ja meie väljumise kellaaeg oli 11.32. Pidime Türile jõudma. Mis kell te pidite Türile jõudma? Türile pidime jõudma 14.47 vana plaani järgi. Vaadake. Peaks olema iga aeg, ma võin natukene eksida. Siin on rongi plaan, sõna selgelt on kirjas, et Türile jõutakse 13.58. Jätkame, hakkame uuesti. Mis edasi sai? Edasi, nagu te juba teate, ma olen rääkinud teile. Iga lapski võib sellest öelda, mis edasi sai. Nii, kuidas tegid rongirattad? Ratata. Kas ei saaks natukene selgemalt? No, kõigepealt oli. No, kuidas tegid rattad? Ratata. Nii, ja kuidas rong ise tegi? Tšuh. Väga hea. Nii, kes seal siis olid? Seal olid kiisud. Seal olid kutsud. Seal olid väiksed kirjud, mõtsud. Sikud olid. Ja ma vaatasin pärast ka. Reisijate nimekirjast olid ka sokud. Aga kus te niisud jätsite? Nii, kus niisud on? Niisusid ei mene? Järelikult niisud sõitsid järjest. Kuhu te niisude piletit panite? Ma ei tea, ma jäin nüüd tukkuma sellel hetkel. Nii, olemegi saamad. Ja matsud ei olnud minu teada ka kirjud. Noh, siin on öeldud roosad matsud oli. See olid minu meelest olid kirjud. Me oleme saanud. Nii, ja siis te jäite tukkuma? Jah. Mis pärast te tukkuma jäite? Ma ei jäänud pärast, ma jäin kohe. Mis puhul te jäite? No lihtsalt rutiinne ratata. Nii, et rongijuhi püha töö on teile rutiin. Ma ei jäänud ära, Väga hea. Ma ühe silmaga tukkusin, teisega võib-olla oli. Võib-olla te ütlete nüüd ära, mis teie nimi on? Siin on kirjas. Ütle. See on Nemetskemi bukvami siin kirjutatud, see on siis piilupart. Arvan, et te alla 10 aastane küll ei pääse. Tehki must vähemalt laul. Seda me veel vaatame. Aga mille eest te oortele saite? Elutöö eest. Millise elutöö, et terve karja loomi lasite kraavi minna ja hukka saada? Jaa. Ei. Kes andis selle ordeni? Üks mees. No, öelge ära, kes see mees oli. Või? No? Üks jahimees. Elutöö. Hea küll, anname talle viimase kodaka ja laseme ringi. Maise.
hoolimata sellest, et kõik ei õppinud oma esimest A-tähte selgeks Otepää gümnaasiumis, oleme me siiski ühtne tervik. Omanäolised pusletükid, mis annavad kokku värvikirjava pildi. Siinkohal tahaksingi juhtida tähelepanu just abiturientide tugevatele külgedele. Kõige osavamad oleme kindlasti sissemagamises. Kui aga juhtub nii, et 2 tüüpilist hilinejat kohale jõuavad, siis leidub ikkagi üks andekas, kes sellega hakkama saab. Kui oleks vaja naerda, saaks me sellega suurepäraselt hakkama. Aga nagu ikka, pill tuleb pika ilu peale. Seepärast lõppesid nii mõnedki tunnid teisel pool ust. Koolis saame ühe suurima tarkusena kaasa teadmise, et kui ülesanne ei lahendu, siis on see valesti koostatud, sest muidu leiaks me õige vastuse kindlasti. Ja olenemata sellest, et teil olid kõik meie tähed kõverad, on nad täna seda ka. Eriti tugevad oleme aga mitte õppimises, aga juba karupoeg Puhki teadis, et need, kes väga targad on, ei siia mitte millestki aru. Seepärast leiangi, et inimesed peaksid enne mõtlema, kui õppimisega algust teevad. Ja nüüd on teie ees vaimustav otsesaade Karta Ott ja Salamarti on siin ehk Kosmos! Nii, aitäh Kertule ja tere õhtust! Tere! Alustame täna õhtuse otsesaatega Kosmos. Ning Koit räägib teile lähemalt, millest täna saade koosnema hakkab. Tänase saate alapealkiri on Aastad koolis. Saates teeme juttu koolielu tegelastega. Siis on meil plaanis näidata teile videomaterjali ja ka vaimustavat pildimaterjali. Ja loomulikult ei puudu meil saatest reklaam. Just. Saade on koostatud Otepää gümnaasiumi 80. lennu põhjal. Ja sellele tegi särava sissejuhatuse abiturient Kertu. Aplaustele! Ja nüüd siis enne lubatud reklaam. Nalja teed ikka? Jah, tegin küll nalja. See selleks. Ja nüüd siis reklaam. Ja tere tulemast tagasi, vaatame otsesaadet Kosmos. Aasta siis oli 95, kui koolitööd alustas ennenägematu seltskond marakratte. Ning nüüd palume saatesse õpetaja Merike Laivi. Palutus publikut aplaudi. Õpetaja Merike Laivi. Aplaus kestab, aplaus kestab.
mis on teie esimene mõte, kui te vaatate neid lapsi, kellega te kunagi alustasite nüüd, 12 aastat hiljem? Nad on toredad ja hästi kahju on, et nad ära lähevad. Aga äkki meenub teile mingi eriti hea hetk seoses nendega, kui te vaatate neid õpilasi? Mõni lollus või midagi? Ükskõik midagi. Midagi head ikka tuleb. Ei tulegi mingeid lollusi praegu meelde. Nad olid hästi toredad. Hea küll. Nüüd üks... et kui nüüd vaadata neid täiesti distsiplineerimatuid noori, siis tegelikult nad sellised on, siis kas võib seda osaliselt pidada ka teie süüks? Kas te olite karm nendega alguses? Või olite pigem leebe või... Ma arvan, et kõike. Kõike? Nii leebust kui kurjust. Aga kumba rohkem oli? Seda peab nende käest küsima. No tegelikult, kui me nüüd vaatame neid, siis ma arvataks, et leebust oli rohkem ikka, nii et ma arvan, et see on ikka teie süü, et täpselt see juhu. Nii. Aga nüüd üks küsimus väheke teisest valdkonnast, minu eest lemmikvaldkonnast. Kui palju te palka saate? Tulen toime. Et mingid konkreetset numbrit, et me tahaks ikka kirja panna siia, et siis me... No selge, jah? Numbrit teie valda. No hea küll, et... Jah. Igatahes olenemata teie palganumbrist on teie kunagistel õpilastel teie kohta häid sõnu öelda. Aga ärge muidugi mina peaks muutuma. Igatahes, täname teile antud intervjuu eest ja läheme siinkohal reklaamipausile. Just.
tere jälle vaatama saadet Kosmos. Ja et mitte langist maha jääda, paneme sama olu edasi, kutsume järgmise külalised, kelleks on Otepää gümnaasiumi direktor härra Aivo Meemaa. Ma siin vaatan, et te näete kuidagi väsinud välja. Kui palju teil neid aastaid eegulus turgi all ongi? Aastaid ei ole palju, aga kilosid tuleb palju. Selge, siis selle pärast. Ja. Ja ma pean ka midagi mainima, ma märkasin, kui te siia tulite, et teil on vaanatud riietus, on see nii? Kommenteeri. Ei, ma oleks tegelikult, ma olen päris kindel, et ma nägin paar aastat tagasi täpselt samu riided härra Magusmaiste seljas. Ei kommenteeri. Aga ma küsiks ikkagi, et äkki on siis tegu mingisuguse kokkuhoiupoliitikaga või on koolil maru kitsas käes juba? Väga raske küsimus. Aga noh, hea küll, kui sellest rääkida taha, siis mul on üks teine küsimus siin pabari peal, et kui palju te palka saate? Ühesõnaga valus teema, jah? Valus jah, et palgapäevast palgapäevani kuidagi veab välja. Aga igast tahes on näha, kui teile otsa vaatan, et palkada saate rohkem kui tavalised õpetajad. Ei, mitte näost ei ole näha. Kõhust on näha. No selge. Igatahes nagu näha. Teie koolimaja seisab ikka veel püsti ja suuremaid veriseid mässe ega mingeid sõdasid ei ole olnud. Mingid väiksemad kaklused ainult. Need on loomulikult. Ja need käivad asja juurde, ma arvan siiski. Ja paistab, et olete teinud juhtimisega sellist enam-vähem normaalset tööd. Ja ma näen, et teil on kingad ka viksitud, et päris nälg peos ole. Need on uued kingad. Selge. Aga igast tahes, täname neid antud vastuste eest ja soovime edu edaspidiseks. Aitäh. Lähemegi saatega edasi. Meie järgmiseks külaliseks palume me siia lavale lapsevanemast õpetaja Ene Everi. Aplaus! Andke andeks, teil on kuidagi koolis majanduslik seis väga kehva, see tool lõgiseb, ma kardan, et ma kukun maha. Ma arvan, et sellega peate härra haigla poole pöörduda. Kena püüame. Aga ma tahaks alustuseks kohe midagi küsida teilt, et kui palju te palka saate? Alates 1. jaanuarist saan varem õpetaja 9440 krooni, seda on igas ajakirjanduses kirjutatud ja kui tulumaksu maha võtate, siis saategi õige palga kätte. Selge, seda vastast me küll nüüd ei ole. Nii, peab kohe siin ümber tegema midagi. Ja küll ma võtan siis vahepeal ohjata. Võtame järgmise küsimusega. Lähme nii. Et siin huvitav küsimus, kas pole vahetavahel raske olla nagu 2 ühes, et õpetaja ja lapsevanem koos. Et kas ei tekki vahetavahel selline tunne, et tahaks poeg Peetrit tunni ajal kallistada? Või mõnikord, kui ta midagi halva hinde saanud, et tunni ees kohe püksid maha ja aita. Vot see teine pool, see oleks täitsa vahest kuluks ära. Ja mitte ainult omale pojale, vaid võib-olla mõnele teisele ka veel seal. Kelle? No näiteks väga lõbusad on mul seal ühed poisid ja siis ühed tüdrukud. Nimesid ma ei ütle, aga no nendeta oleks tunnid ikka meil väga igavad. No selge. Aga ikkagi mind huvitab see, kas Peeter on oma triibuliselt kätte saanud ei ole? Oi, jumal hoidku, seda peab tema käest küsima. No, siis me hiljem küsime ja igatahes. Järgmine küsimus on selline, et kas teil on kogu aeg põhikoolist saati meeldinud matemaatika? Olete kogu aeg matemaatikast tugev olnud? Minu põhikoolist, kui mina olin põhikoolis või? Jah, võib küll nii öelda. Üks minu lemmikaineid. Vahepeal kävi kukub ikka kännust päris kaugele. Ja ma mõtlen ka, et ega Peeter meil väga hiilab. Tegelikult ta hiilab, aga ta hiilab sellest teistmoodi. Jah, ja nüüd lõpetuseks üks väike matemaatiline katsetus.
ja selleks palume siia Otepää matemaatikalabori ühe liidritest, härra Risto Saare. Nii, tere! Nüüd teeb mu päris lolliks. Täna ma tõestan teile, et 0,9 perioodis on võrdne 1-ga. Ehk siis, kes ei tea, siis 0,9 perioodis on sama, mis 0,999 ja nii lõpmatuseni. Nii, esiteks anname x-ile väärtuse 0,9 perioodis. Siis koostame võrrandi 10x miinus x. Siis paneme x asemele 0,9 perioodis ja saame, et 9,9 perioodis lahutada 0,9 perioodis. Siis lahutame mõlemad pooled ära ja saame, et 9x on võrdne 9-ga. Sellepärast, et kui perioodid ära lahutada, siis nad taandavad välja. Ja nüüd jagame mõlemad pooled 9-ga läbi ja saame, et x on võrdne 1-ga. Sellega ongi tõestatud, et 0,9 perioodis on võrdne 1-ga. Aitäh, Risto! Aitäh, Risto! Pikema keskendumisega mõtlemisel on näha, et tegelikult on tegu äärmiselt kerge tõestusega, kuid matemaatiliselt on ju täiesti vale, et 0,9 perioodis võrdub 1. Ja täpselt samamoodi ma võiksin teile midagi siin tõestada, kui te soovite. Kosmose saatejuht Martti Sala, palun tõstke üles oma vasak käsi. Ja lugege kõvasti ära, mitu sõrme teil sellel käel on. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja nüüd härra Sala tõstab üles oma parema käe. Ja härra Karstov loeb ära tagant ettepoole, mitu sõrme on Martti paremal käel, alustab 10. Palun. 10, 9, 8, 7, 6. Seal oli 5, seal on 6. Kokku ju 11. Ma arvan, et see oli piisavalt hea tõestus ka eelmisele katsele. Ja täname teid suurepäraste vastuste eest ja head Peetri edasi kasutamist. Aitäh, tänan! Ja tegelikult on aeg nii kaugel, et vaataks natukene reklaami. Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull. Kuid on üks laul, mis meenutab mulle vaid sind. Korduvad tunded ja kiiremalt lööb minu ring. Kus sa nüüd küll sellise idee oled saanud, et sa nüüd laulda oskad? Aitäh! Vanaema ütles, et ükskord. Hea meel. Vanaema on mõtlemisega probleem. Üldsegi üks sellise laulmaid. Aga mis on Karl Madisel viga? Teile meeldib Karl Madis? Karl Madis. Teile ei meeldi, jah? Kaivile ka ei meeldi. See ei sobi, see on oleku kokku. Sulle sobiks midagi nagu Barbie-kõrl või see. Okei. Kui mees, su püksid on liiga lühikesed. Rätselt ütles, et riie sai otsa. Põhimõtteliselt stiili peaks muutma, aga muidu kõik oli hea. Aitäh. Et isiklikult minu jaoks tekkis selline küsimus, et kuidagi väga niilme hääl, et ma ei saanud aru, et oli tegemist naise või mehega. Üldiselt hea esitus, aga paar miinust, et noh, parem arvan, et kui sa koju. Tegelikult ka või? Ma arvan küll, jah.
et villane sokk ja päris rätsepa pükse hästi ei sobi meid. Aga noh, ma ütlen, et mina arvan, et olles peegleid seal, äkki paari aasta pärast näeme. Aga Eidile meeldis ju. No... Minust ei aita. Eidi on üldse elake. Okei, aitäh! Mina laulaks teile ühe laulu praegu lihtsalt, et... Aga kõigepealt ma tahaks teile endast rääkida. Mina olen täht. Ma olen kuskilt ülevalt siia sattunud ja tunnen ma ei kuulu siia lihtsalt. Teate, kõik maailma valu on minu sisse kogunenud. Ära nutma küll hakka, palun. Ei, seda ma ei tee. Ma siis laulan teile. Just turn off the lights. Don't wanna see me cry. I'm right here where you want me to be, fighting with myself. Just turn off the lights. Don't wanna see me die. Ma ei tea, mul on kahju sinust. Ei, miks? Ma olen väga õnnelik praegu nagu. Te ei tea, kui õnnelik ma praegu olen nagu. Aga see ei paista eriti välja. See on kõik sees kinni, ma ei suuda seda välja praegu laska. Mina ütleks siiski, et ma läks sina asemel koju ja lükkaks kaevuvane lahti ja hõikaks sisse uhuu, et kes ma siiski olen. Et kahju küll, ma annan tänane teile. Minul isegi natuke meeldis, ütleme, et mõnikord oli täitsa hea, aga suures osas oli siiski ka puudujääk ja kuna kaks inimest on siin juba otsustanud, siis kahjuks peame ütlema teile täht ja Ma tänan, see tähendas mu peale nii palju praegu. Ma tahan. Te ei tea, kui õnnelik ma olen praegu. Tere, mina olen Viivika, olen lihtne Mulgimaa tüdruk ja laulaks teile siis Inese väike saata. Stopp aitab küll. no, mina ütleks sulle päris tasemel tatsud ammu, täitsa ilus oli. Mida? Laulust jäi küll natuke puudu, aga
mina ütleks isegi jah, sul isiksust on kõvasti. Mis see Inesel viga siis? Mis selle laul häirib teid või? Vahepeal läks natuke nihu. Okei, jah. Põhimõtteliselt nagu laulul pole midagi viga, aga nagu come on, mida sa teed siin? Sa ei oska ju laulda? Ma oskan jah. Mis ma tegin praegu? No, ma ei tea, mis ametit sa muidu teed? Viljandi sovhoosis on üks. No davai, siis mine sinna sovhoosi tagasi ja aga laulda edasi ei oska. Mina vaidliks selle Reidole vastu, et liikumist siin pole sugugi näha ja kui juba sovhoosist juttu, et ega sa juhuslikult silasukka ei ole, nagu jalad pakku peksad, et tõesti väga kramplik midagi, et nagu komistis väga. Pead esma sinu arvates olema mingi stripper pean siin olema laval. Ei miidik, kui sa oled... Oot. Miks ju oot, no nii ei käi need asjad. Oot, appi. Tere tulemast tagasi saatesse Kosmos. Nüüd jätkame uudiste rubriigiga. Ja esimene uudis tuleb meile päris kaugelt noomidanud Ameerikast, NBA korvpalliliigast, kus siiamaani leiavad laineid sinna 3 aastat tagasi siirdunud Otepää koolinoored Märt, Siim ja Marti. Et vaatame, kuidas neil läheb. Jah, selleks on meil üks videomaterjal, aga ma pean enne vabandama subtiitrite puudumise pärast, sest et see on meile otse Ameerikast saadetud video ja me ei ole jõudnud seda veel ära tõlkida, nii et ma arvan, et te saate aru küll inglise keeles. Vaatame videot. Yeah, man. I want to be at them. They're so cool. Let's play some basketball. Okay, we're gonna throw the ball into the basket. Not to speak of getting to the basket. Okay, let's play. It's useless, man. If you want to be a good player, you must practice. Yeah, practicing. That's right. We just have to practice more. Like NBA players. That's no use. We are losers. Yeah. Who's that? Yeah, boy. I am the best of your program. Eesti tublisid korvpallineegreid maailmas suuri tegusid tegemas. Kindlasti müts maa nende poiste ees, teevad tõesti vägevaid tegusid. Aga tegelikult on natuke nagu kurb, sest Eesti on jälle ju 3 ilusa neegri võrra vaesem. Jah, seda küll. Kui mõtlen, siis korvpall vist ongi ainuke ala, et kui sa ütled teisele neeger, siis see kõlab nagu komplimendina. Just. Jah, igatahes. Aga järgmine uudis. Lisaks hullulehma tõvele on hakanud levima palju raskem haigus, milleks on hullu enesetõbi. Ja mille esimesed sümptomid on äärmiselt piinarikkad, toimuvad tugevad füüsilised deformatsioonid inimese kehas.
hakkab tekkima ka haiglane nälg porgandi järele. Vaatame, analüüsime. Siin on siis näha natuke raskemakujuline haigus. Nagu näha, nägu on tugevalt deformeerunud ja porgandi söömise hambad juba paistavad sealt suust välja. Nii matmergist. Siin on nagu näha, et indiviidiga toimub nagu erinev areng, et erineva isendiga on nagu see deformatsioon erinev. Just. See on natuke raskem sümptom. See on üks raskemaid faase ja vaatame edasi. See on kindlasti juba see, kus tuleb see nälg porgandi järele. Et porgandi söömise hambad on täiesti välja arenenud juba ja vaatame. See on nüüd kergem kord, see on mingi üks esimestest faasidest. Jah. Et igatahes haiguse lõppfaasis on inimene täielikult muutunud, nagu on seal pildid näha, mis nüüd tuleb. Jah. Ja mida veel, et haigus levib ainult suulisel kokkupuutel. Ja kindlasti hoiatame kõiki siin viibijaid, et olgem ettevaatlikud, igas ühes on peidus meil isu väike jänes. Just. Nii. Järgmiseks tuleb meil juttu imelisest nähtuseks, milleks on vee peal kõndimine. Täpselt nagu vee peal kõndis Jeesus Kristus. Selleks pole vaja mingeid jumalikke võimeid, tuleb vaid endasse uskuda. Asja käis koha peal uurimas Marti, räägi, kuidas see asi seal käis ja mis tunne sul oli? Et tundub küll päris keeriga, et läheks nagu järve peale, hakkaks jooksma asi korras. Aga tegelikult on päris keeruline, et järelvaatajad, mitmeaastaline baaskursus, pikk töö ja aeg. Ja nagu ikka, no ma olin algaja, ma olid igasugused tagasilööke ja üks väike valearvestus ja tulemus on väga märg. Midagi sellist. Nüüd vähe tõsisemate uudiste juurde. Otepää politsei on seoses avalike perverssustega kuulutanud tagaotsitavaks 2 inglit, kes on põhjustanud vaimset valgustust paljudele Otepää elanikele. Inglite Juta ja Mallega kokkupuutumisel palub Otepää politseijaoskond pöörduda Jumala poole. Nii, nüüd teadusrubriik. Otepää gümnaasiumi bioloogiaosakonna juhataja doktor Marge Kaib tegi teadusliku avastusega, millega tõestas, et karva püstitaja lihaseid on võimalik treenida. Just. Ja arvatavasti, kui me nüüd mõtleme, siis varsti on meie jõusaalides ainult sellised suured ja massiivsed treenažerid ja rasked kangid, hantlid ja vaid aga väiksemad hantlid, milleks saaks juukseid treenida. Just üles alla. Või siis koguni uued jõusaalid. Jah, miks mitte? Eks olevik näitab. Eks aeg näitab. Nii, aga see oli meie uudisteblokis viimaseks uudiseks ning nüüd võtame ette viimase intervjuu. Ja selleks palun lavale meie viimase külalise, kelleks on abiturient Keijo Priks. Aplausus. Nii palju ütlen ma sissejuhatuseks, et tegu on otsasaatega, Keijo on siia esimest korda ja hakkame iseloomustama Keijo. Keijo on äärmiselt sportlik kuju. Teeb ta ka nalja palju ning huvitav on ta tuntud ka raadiohäälena. Vaataks videot, tema tööd ja raadiosaadet. Nii ja pilt läheb räägime nüüd. Siin Aubristov 2 möödaga on näha punti, kes on tema taga. Ja kas näeme kestluselt vasakult rajalt läheb sprindijaamse tääli, ma ei saa aru siin hästi. Hästi ja ilmselt oma kõverate jalgadega. Arvan, et tema võidab. Kuid nagu näha, ta ei ole lihtne paksus lumes ja meester keerke sunnata. Mati annab juua seal, Andrus. Andrusel on sel päeval ikkagi tubasti harjutatud oma just klassikud ammu. Ja hästi teeb kõvasti tööd, 46,8 kiitis lõidetud ja läheb liidiks. Ja ilmselt tema taga, ma arvan, et ta tuleb medaliga täna, ma loodan ise väga. Viimast sõna öelnud Eesti mehed, kes on näha on veel grupis täiesti sees. Väga hea, väga. Nii, paar sõna siis äkki sinu töö kohta. Tahad sa midagi rääkida? Ei ole seal midagi rasket, lihtsalt vaatad ja räägin. Aga kuidas sa jõud kõik seda teha? Nalja, raadiot, kõik, no raske. Jaa, lihtne poiss. Käed on kuldsed. Selge.
nagu me teame, siis Keijo on ka väga tuntud naljamees. Õpetajad kindlasti kõik teavad seda meil. Kõik teavad seda. Seda teavad. Ma arvan, et juba terve saal teab seda tänase õhtu. Et vaatakski nüüd ühte järgmist videolõiku, mis seda tõstab. Ja nii. Meie andmetel on tegu just sinu käega, mis selle ussi või maha sinna kõrvale asetas. On see nii? No võimalik. Võimalik. Päris kindel ei ole. Oli, jah. Ei tule meelde, aga ma usun küll, et sa oled aus poiss. Jah, meil on tõendusmaterjal ka. Meil on tõendusmaterjal. Näitab, et tegemist oli sinu käega. Ja eelnevalt ka millegi muuga. Jah, vaatame kohe seda pilti. Et räägisid, miks sa teed niimoodi? Mulle meeldib. Ja kõik? Keiro magas siis ja ma tahtsin tal nalja teha. Saad sa mingit rahuldust sellest, kui sa teed seda? Jaa. Mis sellist rahuldust? Igal juhust. Selge. Mina tahaks sul ka midagi küsida. Küsi. Kui palju sa palka saad? Jaa, no selge siis. Ei saa. Ja nüüd mõtlen, et lõpetamegi saate ära või? Jah, las Keilo ütleb midagi. Keijo, vabandust. Ütle midagi kokkuvõtteks meie lennu kohta. Väga kõrge lend. See oli ilus. Aitäh sulle. Jah. Ja jäänud on siis veel üks setaaste. Jah, lähme teeme ära. Väikesed abiväed tulevad meil ka kohe. Jah. Hommukul kui tõusin lakkas, päike silma paistma hakkas, peldikusse kommerdasin, põie sinna tühjaks laasin, sealt ma rehe tuppa naasin, näost siis putru sisse aasin, paanin selga koolisärgi, nurgast võtsin koolimärsi, kooli poole seadsin sammud, heinamaa peal mullik kammus, lõuse maha, loene kannelt, pane muine. Hobusel hüppas kaksi-raksi, vastu tagumutele andsin raksi. Linna poole 1400 tõmbas ma leeki. Vaatan, täitsa peetis mingi vana. Ei tea uuem ära ka, ei tea suust tuleb uus ikk ära ka. Oss! Poiss tule tundi, õps tahab sulle hinnet panna. Ilusti, kenasti, 4-5 kahte järjesti. Õps ära aja, mulle pole seda jama vaja. Mulle pole seda jama vaja. Koolipäevast kopanees tahaks näha koduteed. Sammud koodu poole sean, õlu lahti võtma pean. Hammas sai verele, õlut tahaks kerele. Õnnet tahan olla viin, vaata eemalt tuleb siin.
Siimu õlle ära võtan ja siis tema kraavi lükkan. Siimu õlle ära võtan ja siis tema kraavi lükkan. Siimu õlle maitseb ja poest neid juurde tooma pean. Siimu õlle maitseb ja poest neid juurde tooma pean. Tunne on hea ja tuju on mega. Täna tuleb minus ja pinge ja kõva. Mõnus on olla ja mureli viina. Meil on 5 kasti õlut ja palju viina. Öösel kui ma jõudsin lakka, karussell siis pihta hakkas, une nägu peale hakkas, ja meie saade hakkabki lõpusirgel jõudma. Jah, saadet jääb lõpetama väike videomontaaž ja pildimontaaž Otepää gümnaasiumi 80. lennud tegelastest ja nende tegemistest. Ilusat töötut! Kümme on
vaid arva üle käis. See on tuttav poiss, see on tuttav, see on Ott. See on Ott, see on Ott. Ega sellist punasel päeva teada on igal maal ei leida, jah? Vabandust, kas teil paar senti oleks saanud mulle? Sa oled mulle kooli ajast siiamaani võrgu, ei anna mitte midagi. Sala! Sala, soegar! Ikka joob veel. Lähme maal. Noh, kuulete, pakkuge. No, võtta, ikka lang. Tänan, jah. Oi, oli ta. Vaat kõik need saunaõhtud seal sala juures. Ega ma ainult kolmekesi seal ju ei olnud. Jaa, üks oli jah. Mis ta kuradi nimi oli? Mingi... Ergo. Ei on Ergo. Ei. Erika. Erika, mine oma Erikaga sinna. Oota, las ma mõtlen. Eiko, muidugi Eiko ju, noh. Eiko, täpselt. Kuule, keegi ei tea, mis siis Eikost saanud on. Kuule, midagi kuulsid, ta kooli ajal oli selline kahtlane pede endaga liitus mootorite gängiga normaalne. Peksab pedesid raudlatiga ja müüb metsa. Oi, kuule, see ka Roome mees. Ongi Eiko. Võta kurat tõlu kätt ja paneme nagu vanasti. Raske on. Tee lahti kätt. Ei, kui koosti võieti mulle ei taha. Õigesti. Sa ei mäleta midagi kuksi võidist. Miks ma ei mäleta? No näiteks, tookord. Jaa. Vaata. Tere kõigile, keda nüüd näinud pole siin juures. Täna räägime Siiuru-aegsest Eesti kirjandusest. Siiuru oli Eesti kirjandusrühmitus, mis loodi 1917. aastal. 1917. Sinna kuulusid August Kailit, kes oli ka selle rühmituse asutaja. Kes selle asutas? August Kailit. Johannes Semper, Friedebert Douglas, Artur Atson, Hendrik Visnapuu. Oodake, kas te saaks viimased laus uuesti jätta? Kertu, palun, ole vait, aitäh. Ja Siiuruga seoses ma laseksin teile ühe loo. Ja isegi Oi, see kirjanduse tund oli üks äärmine. Siga oli vahest, aga noh, ära ka ei tapnud ju mehed. Ta oli. Mida sa labustad nüüd, noh? Ega Ott igast ei tee. Mida? Kohe Mina ei ole üldse süüdi. Ei mäleta gravitatsioonist ikka midagi. Volli ju rääkis. Jah. Volver oli midagi omaette etendused. Aga lavastaja oli puhta kurt. Kõik õpilased olid lollid, täiesti lollid. Vahepeal ei olnud helitehnika, kõik korras siis üksis valguse. Eile vaatasin ma Snookerit poole ööni. Sullivan, tore mees küll, paneb käe laua peale ja lööb palli lihtsalt sisse. Nii, täna on meil töö.
katki on. Kurat, jälle üks.
seal äkki uued õlled tuleb. Siin vaata, üle. Maailma. Maa on ju. 50 senti, 60, 80 senti, kroon 80, 2,80. See teeb 8,40 siis. Kus sa seda? Tahad? Jah, raud. Mul oli matemaatika õpetaja Ever ju. Mul ka. Aga mul oli ka. Saab vaikust omast tulima tundi, mitte vaadale. Vabandust, meil kodune töö maha. Terve teatab püksid ka või? Mida te tilgute? Tulge sorina. Kas kiirustani tilgida? Jah, loomulikult, Kertu, kui sa heeringaid vahukoorega sööd. Üldjuhul ei tohi. Hea küll, ma nüüd lähen. Tundi tuleb asendama Toomas Palliste ja olge korralikud. Kas seda Maatriksi kõige uuemat osa oled näinud? Ei. Ei ole? Aga ei ole neid, ei ole. Ma olen kuulnud. Jõle hea. Maatriks, mitte Vandrik, harjakesed. Kuulge veel, see on päris soe peas. Aga ta ongi siin. Ongi soe? Ei no, vaatasin kaigas tehnoloogiast. Taas ka peaaegu, kas soe? Soe on siin soe. Tervist, lugupeetud kolleegid. Kuule, sinust peaks küll pildi tegema, muidu läheb meil nägu meelest ära. Niisiis, aga meil on tänane teema evolutsioon. Juuksed silmade ees. Aitäh, käik. Niisiis. Tere, vabandust, segan, aga tahtsin teile öelda, et täna on ühiskonna tund ära. Niisiis, kuhu ma pooleli jäin? Ah jaa. Kui ma nüüd tagasi mõtlen kõige selle aja peale, siis tegelikult kõik õpetajad olid omamoodi toredad. Ja Nalle ja Pillerkaari sai ikka nabanina. Kui jutt Pillerkaare peale läks, siis kuule Ott, lase üks viisike. Ma võtan soepoisi tantsi. Mis sa enda Nii, hakkame laulma. Minge võtke seal tagant riiulide pealt need gitaariõpikud. See on ainult üks. No katsuge hakkama saada. Olge nüüd.
oleks tarvis tagasi hoida naeru, mida õpilaste naljad põhjustavad, sest see on tõestus sellest, et teis on siiski veel natukenegi huumori soont olemas. Õpetajad peaksid taluma igat spikerdamist, sest see annab kinnitust sellest, et ikka veel näete. Kõige rohkem peaksid nad aga tundma rõõmu selle üle, et on suutnud meist enam-vähem normaalsed inimesed kasvatada. See ehk näitab, et kõik ei olegi veel kadunud. Aga tänane õhtu ongi läbi ja aitäh teile. Ja mis ma veel pidin ütlema? Et õpetas Andri käskis kõikidel ära minna. Meie käskime. Aga ainult, korraks minge saalist ära. Aitäh! Head õhtut!